et kuni magama minekuni veel scrollid, üles ärgates võtad kohe Insta lahti. Süütunne, kui valin iseennast. Ma ei hakka vist ütlema, mis mu tavaline nädala või see päeva keskmine screen time telefonis on. Et ma ei taha lubada midagi, kui ma ei ole 100% kindel. Tere tulemast kuulama 2026 aasta esimest Kirstordil podcasti episoodi. Vau, meil ongi käes uus aasta. Midagi räägitakse sellest, et mingi kuupäevani tohib head uut aastat soovida, mingist kuupäevast ei tohi. Ütlen ausalt, mina nendesse asjadesse ei usu ja ma arvan, et head soovid on ikkagi alati teretulnud, kuluvad alati ära, nii et ma soovin teile kõigile ilusat uut aastat. Ma loodan, et see tuleb kõigil väga edukas, rõõmu täis ja uusi võimalusi täis aasta. Ja pean ütlema, et ma tegelikult ise ei ole vaimselt jõudnud veel täiesti sellele uue aasta lainele, et ma taastun alles sellest megakiirest eelmise aasta lõpust ja ma nagu ei ole jõudnud veel sinna isegi, et panna mingisuguseid eesmärke kirja, aga ma vaikselt nüüd ka suunan oma mõtted sinnapoole, ka tänase episoodiga muidugi, et selle jaoks ma natukene ikkagi oma mõtteid koondasin, nii et see kindlasti aitab mul ka nagu sellesse uue aasta rütmi saada. Aga natukene räägiks ikkagi möödunud kuust ja mul oli vahepeal sünnipäev, mul on siin ka sünnipäeva lilled täna, kes videot vaatab. Ja natuke harjumatu on ka jälle siin istuda ja rääkida, sellepärast et mina ei ole tegelikult 1,5 kuud salvestanud podcasti. Et teie jaoks on vahetunud siis 3 nädalat või 2 nädalat? Issand. Ma ei tea isegi praegu, aga minu jaoks on see vahe olnud pikem, sellepärast et ma salvestasin siis enne detsembrit väga palju ette, sest et nagu ma siis rääkisin, siis detsembris toimus minul vlogmas, mis tähendab seda, et ma enda isiklikul YouTube kanalil siis vlogisin 1. detsembrist kuni jõuludeni iga päev ja pean ütlema, et see aasta või nüüd on see aasta, eelmine aasta, igatahes see teine kord, kui ma vlogmassid tegin 2025, siis oli teistmoodi kui see esimene aasta, kus ma tegin. Ja nõmedal kombel kippusin ennast võrdlema iseendaga eelmisel aastal. Et kuidagi kogu aeg istus peas nagu mingisugune selline mingi võrdlus ja tunne, et ma ei tee piisavalt. Ma ei tea, miks, et tegelikult ma nagu tean ju seda, et inimesed ei vaata üldiselt mu vloge sellepärast, et vaadata, kuidas ma nagu mingid ülipõnevaid asju teen ja mingi ringi seiklen, vaid vaadatakse lihtsalt sellepärast, et ju ma siis inimesena meeldin ja meeldib ka tegelikult selliseid kodusimaid videosid vaadata, aga millegipärast nagu tundsin ikkagi survet ja kogu aeg mõtlesin tagasi sellele, et issandaga, et eelmine aasta mul toimus nii palju rohkem ja kuidagi nagu oli põnevam ja ma arvan, et mis tegelikult palju mõjutas seda oli ka see, et 2024 ma valmistusin just mentaalselt väga kaua selleks, et ma teen vlogmassi. Ma augustikuus minu arust võtsin vastu selle otsuse endamisi enda sees, et ma teen vlogmassi ja kuidagi ma nagu seedisin seda kaua, ma jõudsin mingeid ideid koguda kaua, kuigi tegelikult lõpuks läks niimoodi, et ma nii mõndagi ideed ei jõudnudki realiseerida selle vlogmassi ajal, sellepärast et lihtsalt toimus nii palju. Aga kuidagi see 2025 ma vist veel novembrikuuski kõhklesin, et kas teha või mitte teha seda vlogmassi ja töökoormus oli suurenenud ja kuidagi see ettevalmistus ei olnud võib-olla nii hea. Kuigi tegelikult nagu teiste inimeste käest, nii palju kui ma olen kuulnud, siis
ei olnud teistel inimestel seda tunnet, et oleks olnud nagu eelmine aasta nii palju ägedam ja nüüd mõttetu. Et see on mul mingi enda sisemine tunnetus ja kuidagi raskem oli seekord see Vlogmas. Et ma arvan, et ma olin tegelikult detsembriks lihtsalt nii väsinud juba kõigest, nagu tööst lihtsalt. Et jah, ja endale lubasin, et ma 2026 aastal siis sellisel kujul vähemalt Vlogmasit ei tee, et jõulud mulle endiselt siiski väga-väga meeldivad ja mingil kujul ma siiski tahaksin seda teha, aga kuidagi natuke rahulikumalt, natuke stressivabamalt. Vat. Aga üldiselt tegelikult detsember oli vahva, käisime Lauraga Viinis. Selle kohta saab siis vloge vaadata minu isiklikult kanalilt, kui huvitab. Ja jõulud möödusid väga traditsiooniliselt perega, nii nagu ikka. Ja siis see jõulude ja sünnipäeva vaheline nädal, mul on siis 1. jaanuar sünnipäev, siis ma nagu tõesti sain ka puhata. Et ma nagu ei oodanud iseendalt peaaegu, et mitte midagi ja see oli väga mõnus, sest et ma vedelesin, lebotasin, vaatasin telekat, scrollisin telos, lugesin isegi raamatu läbi ja siis, aga siis tegelikult juba tuligi nagu see sünnipäevaina lähemale ja ma pidin selleks valmistuma. Et ma olen siis nüüd 1,5 nädalat nagu puhanud, aga ma tunnen, et see ei ole piisav. Et ma veel tegelikult ei tunne, et ma oleksin valmis uuesti sukelduma täielikult töölainele, aga ei ole midagi teha. Et pressivad peale ikkagi mingid projektid, mingid asjad, mis vajavad tegemist ja teile lubasin ka, et jaanuari keskel olen tagasi. Nii et kohustused lihtsalt pressivad peale, aga ma proovin endale ikkagi tekitada rohkem vabasid päevasid, et ma saaksin ikkagi päriselt nagu kuidagi sellest stressiolekust välja tulla ja päriselt puhata ka. Et ja kuskile sooja tahaksin ka veel minna. Aga sünnipäev iseenesest möödus väga toredasti, et ma pidasin sõbrannadega siin enda kodus ja siis perega järgmisel päeval. Kokkasin väga palju ja selles suhtes see tasus ennast ära, et ma ei ole vist mitte kunagi saanud oma kokkamise kohta nii palju komplimente ja hästi kuidagi tegi südame soojaks, et kõigile tõesti nagu nii maitsesid mu enda tehtud toidud, et ma pean ütlema, et ma viimased aastad perele olen ikkagi teinud ise söögid, kuna pere on taimetoitlased, siis ka see tellimine ei ole nagu niivõrd lihtne, kuigi mingid pitsasid ja asju me ikka sööme, aga kuidagi jah, pere jaoks olen ikkagi ise kokanud, aga sõbrannadega pidades olen tellinud küll sushid, kookeripannkoke, mingid sükseid näputoite ja kuidagi juba aastaid ei ole ise midagi süüa teinud ja nüüd ma siis tegin kõik toidud ise ja kõigile nagu nii maitses, et ma pidin pärast sünnipäevagruppi panema kõik retseptid kõikide toitude kohta, mis ma tegin. Et hästi tore ja eriti kuidagi teades seda enda kokkamise teekonda, et hästi naljakas ka Vlogmasi jooksul tuli vist paar kommentaari selle kohta, et kas ma olen kokkamist kuskil õppinud, et mul nii hästi välja tuleb ja see on mu jaoks nagu crazy kommentaar, sellepärast et alles mõned aastad tagasi sain ma päris palju puid alla YouTube'is oma kokkamise pärast, aga seda ka sellepärast, et ma lihtsalt väga ausalt jagasingi enda teekonda, et kui ma elasin kodus, siis mul emps kokkas alati, ta kuidagi ei kaasanud mind, lihtsalt tegi ära, ta oskas väga hästi süüa teha ja siis, kui ma omaette kolisin, siis ma pidin nagu justkui üsnagi nagu nullist alustama ja see ei olnud lihtne, et minu arust mul nagu juhtus suht tihti seda, et ma võisin retsepti järgi midagi teha ja kuidagi see ei tulnud ikkagi päris õige välja. No ma ei tea, mida ma siis too hetk tegin.
Ja noh, küll mul on YouTube'is videosid, kus ma alles õpin oma blenderit kasutama ja kuidagi mingid asjad ei tule välja, mingid koogid jäävad seest tooreks, no igasuguseid apsakaid on siin juhtunud ja nüüd ma olen jõudnud siis omadega sinna, kus asjad tulevad actually välja, kus teistele inimestele väga maitseb see, mida ma teen ja ma ise naudin ka seda kokkamist, sellepärast et seda hirmu enam ei ole, et ei tule välja. No okei, võib-olla mõned üksikud korrad ikkagi, kui midagi täiesti uut proovin, aga üldiselt tuleb söögi tegemine hästi välja ja pakub rõõmu. Nii et hästi tore oli enda tehtud sööke pakkuda ja korraldasin mõned mängud ka sünnipäeval, sellest on mul ka eraldi vlog, nii et keda huvitab, siis saab seda minu isiklikult kanalilt vaadata. Ja perega oli lihtsalt ka selline mõnus, rahulik, chill istumine. Et vahva, aasta võrra vanem jälle. ja nüüd ma olengi jõudnud siia tänasesse päeva, kus ma olen tagasi töölainel. Ja enne, kui ma lähen podcasti episoodi päris teema juurde, siis ma tahaksin siin alguse poole veel ära mainida selle, et järgmine nädal tuleb siis külalisepisood Maaritiga. Ma arvan, paljud teist juba teavad, kes Maarit on. Ta on minu sõbranna ja kes ka Maaritit teavad, siis ilmselt teavad ka seda, et tal ei ole meestega elus väga vedanud. Ja ma mõtlengi, et võib-olla oleks lõbus tehagi mingi selline episood, kus teie saadate enda kas siis mingeid naljakaid või kohutavaid esimese date'i storysid näiteks või lihtsalt mingid seikasid vallalise elust. Et ma arvan, Maaritiga koos oleks päris naljakas nendele reageerida. Ehk siis kirstordil.com saad saata oma häälsõnumi ja sa võidki pealkirjaks panna Maaritiga episood ja kuidagi siduda see siis naljakate date'imistooridega või mingisugused vallalise elu seiklused, mis on olnud. Et ma arvan, et oleks vahva, aga ära sellega väga palju jokuta, sellepärast et me salvestame Maaritiga juba sellel kolmapäeval. Nii et kui sa seda kuulad esmaspäev, teisipäev, siis pane kohe teele, kui sul mingisugune mõte tekib. Aga liigume siis põhiteema juurde. Ja nagu ma ütlesin, siis ma ei ole isegi jõudnud sinnamaani, et mingeid uusaasta eesmärke paika panna, lubadusi ma ei tee. See lubadus on minu jaoks selline veider sõnastus võib-olla. Et kui midagi, siis eesmärgid ja mulle on meeldinud ikkagi ka vision board'i teha. Et ma arvan, et seda ma teen ka nüüd see aasta, aga ma lihtsalt ei ole selleni veel jõudnud ja ma arvan, et ma võib-olla nii avalikult ei tahaks ka jagada enda aasta eesmärke. Küll aga mõtlesin ma siis hoopis sellise nurga alt, et asjad, mida ma ei taha uude aastasse kaasa võtta endaga. Kas siis mingid mõttelaadid, mingisugused harjumused, tegevused, mis ma hea meelega jätaksin eelmisse aastasse. Ja need on täiesti suvalises järjekorras mul kirja pandud nii, nagu lihtsalt mõte pähe tuli. Ehk siis kõige esimesena ma panin kirja, et ma tahaksin uude aastasse mitte kaasa võtta impulsiivseid oste. Et kuigi ma olen aru saanud, et ma siiski üsnagi praktiline inimene olen ja kuna ma päris rahas ei suple kindlasti, siis omajagu ma ikkagi oste läbi mõtlen, aga ma arvan, et saaks ikkagi veel paremini. Et tahaks kuidagi kõik ostud veel rohkem läbi mõelda ja mida ma võib-olla kõige rohkem isegi selle all silmas pean, on see, et anda endale rohkem aega, et kaalutleda. Et ei ole see, et ma leian midagi ägedat, ma pean selle saama ja siis ma juba panen oma kaardi andmeid sisse ja juba tellin. Vaid ma näen midagi, ma mõtlen, okei. No kõige kergem näide on minu arust ikkagi riideesemetega. Et mõelda läbi, millega seda kanda saaks,
kui palju ma päriselt seda kannaks ja isegi nädal, 2 mõelda sellele ja siis alles see otsus ära teha. Et kuidagi võtta pikemalt, sellepärast et ma arvan, et selle pikema mõtlemise ajaga võib väga tihti ette tulla seda, et lõpuks ma tunnen, et mul ei olegi seda asja vaja ja ma ei telli seda. Üldse ma olen kuidagi nagu viimasel ajal tundnud, et mul on nii palju ilusaid asju garderoobis, mida tahaks rohkem kanda. Et mul ei ole tegelikult eriti millestki puudus. Et jah, siin muidugi on, ma arvan, et natuke mingi erandlikke olukordi on, et kui ma olen reisil ja mul ei ole võimalust mitu nädalat mõelda, kas ma midagi osta tahan või mitte. Et ma arvan, ikka tuleb ette mingisuguseid olukordi, kus nii palju mõtlemisaega ei ole võimalik võtta. Ja tuleb ikkagi mõni see impulsiivsem ost ka sisse. Aga see on selline üleüldiselt, et lihtsalt rohkem mõelda. Ja minu puhul see siis kõige rohkem on kindlasti riiete ostude puhul ja ka iluasjade ostude puhul. Et need on vast kõige rohkem sellised asjad, mida ma olen impulsiivselt ostnud. TikTokis tuleb midagi, et ma olen mingi issand, kui ilus kleit, mul on seda vaja. Et neid tahaks vähendada. Et muus osas mingid koduasju ma niimoodi ei osta. Et ma olen mingi, ma näen, ma tahan, ma tellin. Et nende asjadega ma nagunii mõtlen rohkem läbi. Ja siis liikudes edasi, väga teine kategooria, aga ma ütlen, need on läbisegi. Et vajadus kõigile meeldida. Et seda ma endaga kaasa võtta ei tahaks, mulle ei meeldi seda tegelikult tunnistada, aga see kindlasti on minus väga tugevalt see soov. Ja ma ütleks, et see töö, mida ma teen, sotsiaalmeedia sisuloome, see kindlasti, kuidas ma ütlen, kas ma saan öelda, et see süvendab seda? Ma ei tea täpselt, kuidas seda sõnadesse panna võib-olla, aga selles suhtes, et ega ei taha meeleldi saada mingisuguseid negatiivseid kommentaare, hukkamõistvaid kommentaare, ei taha kedagi ka solvata teadlikult kunagi. Et ma arvan, et see töö nagu ka mõjud, ja selles suhtes ka, et tahaks ju ikka, et jälgijaid tuleks juurde, mitte ei läheks ära ja eks sellest ju olenevad ka töövõimalused, nii et mõnes mõttes on see nagu sellesse töösse sisse koteeritud, et sa tahad inimestele meeldida, aga samas ma arvan, et üsnagi suures osas on võimalik sellest ka lahti lasta. Ja seda ma tahaksin teha ja tegelikult mitte ainult nagu sotsiaalmeedia mõttes, vaid ka üleüldse oma elus. Et kuidagi hästi nagu rahulikult võtta seda asja, et aga kui ma ei meeldi kellelegi, mis siis nagu juhtub? Et tegelikult ei juhtu sellest mitte midagi. Mul on minu enda toredad sõbrannad olemas, mulle piisab sellest, et ma nendele inimestele meeldin, nemad meeldivad mulle ka, nende arvamus läheb mulle korda, aga miks mingisuguse suva Jüri arvamus peaks korda minema? Ega tegelikult ei peakski, on ju. Ja kuidagi nagu võib-olla võtta rohkem omaks see mõte, et isegi kui ma ise endale väga meeldin, kui ma olen ise rahul, siis on alati inimesi, kellele ma ei meeldi. Nii et mis sa siis teed on, ega sa ei hakka ju suvaliste inimeste pärast ennast muutma. Ja kuidagi üldse ka isiklikus elus ei tahaks ennast painutada teiste inimeste järgi selleks, et lihtsalt kellegi heakskiitu saada. Et jah, olla julgelt see, kes ma olen, et ma ju tean ise nagu nii mingid enda miinuspooli. Ja käin jätkuvalt teraapias, tegelen endaga. Ehk siis mina teen nagu nii endast oleneva selleks, et
iseendaga rahul olla ja ma arvan, et sellest peakski piisama. Siis järgmiseks on mul kirja pandud, et süütunne, kui valin iseennast. Et kuna, siin on varemgi juttu olnud sellest, et ma olen olnud suur people pleaser, kunagi ei taha mingeid ebamugavaid olukordi tekitada, tahan, et kõik oleksid rõõmsad, kõigil oleks hästi ja siis see tihti tuleb iseenda arvelt. Et seda ma olen siin üritanud juba nagu pikemat aega välja juurida, aga mis ma tunnen, et kindlasti vajab veel teadlikku tööd, on just see, et öelda ei, kui ma tunnen, et ma ei taha midagi teha või mul ei paku miski huvi, et ma mõtlen just nagu öelda ei siis, kui mul ei ole mõjuvat põhjust. Mul ei ole raske öelda ei siis, ma ei tea, kas mingile sõbrannale või mingisugusele, et aidata kedagi, kui mul on juba midagi seal ees või kui, ma ei tea, olen reisil, teen midagi muud, issand, siis on lihtsalt nii, on ju. Aga just siis, kui mul ei ole mingisugust mõjuvat põhjust, et ka siis osata öelda, tead, see ei ole päris mulle. No, raske võib-olla näiteid tuua, aga ma mõtlen, et mõnikord keegi kutsub sind kaasa tegema midagi, mis sul absoluutselt huvi ei paku. Ja ma arvan, et see on tegelikult täiesti okei öelda. Tead, pole päris mulle, ma seekord ei tule. Või ka just minu puhul on suureks probleemiks see, et ma ei taha kellelegi ei öelda, ma tahan kõigi jaoks aega leida ja siis ma luban ennast üle või sellise piirini, et mul tegelikult endal oleks vaja puhkust, mul oleks vaja hingetõmbeaega, aga ma olen ühele päevale pannud selle kokkusaamise, teisele päevale pannud, et ma lähen sinna kohta, kolmandale päevale, et ma aitan seda sõbrannat ja siis lõpuks ma lihtsalt ise tunnen, kuidas mul ei ole enam midagi endast anda ja ma nagu suren selle koorma all. Ehk siis, et just selliseid olukordasid vähendada, siis tuleb osata öelda ei. Nüüd see on selles suhtes natukene siuke trikiga asi, et kust läheb see piir. On ju, et ma isegi olen vist korra siin ka puudutanud seda teemat, et kui sa tahad hoida oma sõprusi, peresuhteid, siis päris nii ka ei saa, et sa kunagi midagi ebamugavat ei tee, ma ei tea, ühelgi üritusel ei käi, sellepärast et ma ei tea, oled väsinud või ei taha, on ju. Et jah, seal on nagu siukene kuskil siuke õhuke piir, et kust läheb see, et sa oled olemas enda jaoks kallitele inimestele ja siis kus on nagu see, et see tuleb tugevalt sinu enda heaolu arvelt. Et see piir tuleb seal ära tajuda, aga mina ise tunnen, et mul pigem see piir on ikkagi nagu nihkes olnud liiga palju sinnapoole, kust ma teen iseenda heaolu arvelt mingeid asju. Ja ka töö kontekstis selles suhtes mul ei ole keeruline öelda ei mingisugustele koostöödele näiteks, mis mind ei kõneta, ei huvita, aga kohati võib-olla mingid sellised asjad, mis on mingid ekstra või lisaasjad, millele ma saaksin öelda ei, aga siis ma kuidagi tahan olla hea inimene justkui ja ütlen jah ja pärast ise kannatan selle all, et ma olen lubanud mingeid ekstra asju. Et võib-olla selles mõttes kuidagi ikkagi kasutada seda eid rohkem. Järgmiseks on mul siin kirjas mõtete vaigistamine podcastide ja videotega. Mul viimased mõned aastad, paar aastat, on saanud harjumuseks see, et ükskõik mida ma kodus teen, pesen nõusid, käin ise duši all, teen meiki, koristan, siis mul käib mingisugune video, mingisugune podcast, midagi nagu kogu aeg käib taustal. Et muidu on kuidagi nagu igav, siuke tunne on. Ja ma saan aru, et see tegelikult ei ole tervislik.
et inimene peaks oskama olla ka vaikuses oma mõtetega ja ma arvan, et selline rohkem aega vaikuses aitab olla paremas kontaktis iseendaga. Et see aitab sul juhilduda rohkem nagu enda sisetundest, tajuda ära enda soovid, vajadused. Sa ju selles vaikuse hetkes mõtiskled kindlasti rohkem oma eluasjadele, kui siis, kui mingi asi sul pidevalt möliseb, on ju, ja nii kerge on siis sellesse meelelahutuslikku sisusse või vahet ei ole tegelikult, kas ta on isegi meelelahutuslik või hariv, aga väga lihtne on jah siis sellesse nagu ära kaduda ja need oma mõtted täiesti ära vaigistada. Et kuidagi jah, mul oli mingi hetk sihuke keerulisem periood, kus ma ei tahtnud tõesti meelega, ei tahtnudki oma mõtteid kuulda ega kuulata. Ja see hetk, ma arvan, et see isegi selles hetkes oligi vajalik mulle lihtsalt, et nagu mingist raskest ajast läbi minna, aga ma arvan, et see ei ole selline hea jätkusuutlik lahendus. Et jah, mingitel eluperioodidel absoluutselt ja samamoodi mul on ju hea meel, kui minu podcast saab olla abiks mingitel rasketel hetkedel, aga peab ise kuidagi ära tajuma selle hetke, kus seda on ikkagi liiga palju ja kus sul ei olegi mingisugust vaikuse hetke, et kuni magama minekuni veel scrollid, üles ärgates võtad kohe Insta lahti, et see kõik on selline nagu müra. Et seda müra tahaks vähendada. Tegelikult praegu mõtlen ka, et siia juurde kuuluks väga hästi ka siis mediteerimine, võtta tagasi oma rutiini, et seda ma kunagi tegin üsnagi järjepidevalt ja nüüd viimased aastad, see on väga harv, ma pean olema väga-väga stressis, et ma jõuaks üldse selle mõtteni, et võiks mediteerida. Et jah, ma küll vahepeal teen mingeid hingamisharjutusi, mis on jäänud nendest meditatsioonidest ka meelde, aga nagu sellist, et ma võtaks reaalselt 10-20 minutit, et nagu vaikuses istuda või ütleme nii, et ma päris sinna ei ole jõudnud, kus ma täiesti vaikuses ilma mõteteta suudaks istuda, et siis ma olen teinud neid guided meditationeid. Aga ka need on jah täiesti kaugeks jäänud, et praegu lihtsalt kõigest sellest rääkides nagu tekkis täitsa mõte, et võiks teha nagu mingisuguse väljakutse iseendale võib-olla isegi, et proovida 6 aega iga hommik. Tegelikult ma arvan, et see oleks nagu kõige parem asi, mida iseenda jaoks saaks teha hommikul esimese asjana. Sest ma olen kuidagi praegu nagu langenud mingitesse üsnagi mitte headesse rutiinidesse, et mul praegu käib see nii, et teen silmad lahti ja põhimõtteliselt võtan telefoni lahti ja lähen sotsiaalmeediasse. See ei ole mulle endale tegelikult hea. Et ma arvan, juba väga palju aitakski see, kui ma tõusan. Esimese asjana teen ühe 10-minutilise meditatsiooni. Tegelikult siis võiks veel ka nagu edasi toimetada ilma sotsiaalmeediata, aga isegi see 10 minutit juba, ma arvan, teeks erinevuse. Ja öeldakse ju, et 3 nädalaga sa saad juurutada uusi rutiine, ehk siis 6 aega oleks nagu täpselt siuke hea aeg väljakutseks. Et ma küll ei tea, et kas see on realistlik minu jaoks, et tõesti nagu jäädavalt iga päev mediteerida. Samas, kui näha nagu seal piisavat kasutegurit, siis ma arvan, et on küll realistlik. Igatahes see on mõte, mida ma pean enda peas rohkem arendama, see lihtsalt tuli mul praegu. Ja tegelikult teine mõte, mis mul siia samma kogu selle teemaga seoses tuli, et ma võiksin seada mingisuguse eesmärgi ekraani aja koha pealt. Ma ei hakka vist ütlema, mis mu tavaline nädala või see päeva keskmine screen time telefonis on. Et see on päris kõrge. Ta on küll nüüd natuke madalamaks jäänud, sellepärast et varasemalt, enne kui mul oli siis kaamera, siis ma filmisin ja monteerisin kõik oma videod telefonis. Ehk siis
ma tegin nagu nii suure osa oma tööst ka telefonis. Et siis oli üsna arusaadav, et see screen time on kõrge. Nüüd ma küll teen ka omajagu tööd telefonis, aga kindlasti väga palju vähem kui varem ja see ekraaniaeg on ikkagi natuke liiga kõrge. Ehk siis, et võib-olla seada endale mingisugune piirang, ma tean, et telefonis saab on ju panna selle, et kuidagi seda ka vähendada. Sest ma arvan, et see saab ainult head teha, nagu see ei saa halba teha. Ja kui ma tean, et mul on mingisugune valik, mis saab mulle ainult head teha, siis miks ma ei peaks seda valikut tegema, on ju? Ja viimaseks asjaks on mul siin kirja pandud, et ma tahaks siis jätta eelmisse aastasse selle, et puhkus tuleb siis, kui aega jääb üle. See jällegi ei ole väga tervislik, sellepärast et siis võib väga kergelt juhtuda see, et ei jäägi mingit aega üle ja sa lihtsalt töötad ilma puhkuseta. Et tahaks rohkem planeeritud puhkusi. Et vot see ongi muidugi mu enda teha praegu siis juba ka, et pannagi ette kirja endale mingi suvepuhkus. Selles suhtes tegelikult ju ma olen iseenda tööandja, ma võiks igasse aasta aega mingisuguse täitsa toreda nädalase kuni 2-nädalase puhkuse võtta. Ja tegelikult ma saaksin üldse ju korraldada oma elu nii, et mul oleks näiteks 4-päevased töönädalad. See tundub muidugi keeruline. aga jah, üldisemas mõttes nagu, et planeerida ette mingid puhkuse nädalad, mitte ainult selleks, et kuskile reisile minna, vaid ka lihtsalt reaalselt selleks, et puhata, ma ei tea, magada rohkem, kodus toimetada, käia jalutamas, nagu et ka selleks planeerida aega. Sest ega seda aega kuskilt juurde ei teki ja pigem väga kiiresti see kalender täitub igasuguste kohustustega ja kindlasti mitte puhkusega. Ja tegelikult kusjuures see ei olnudki viimane asi, mis mul kirjas oli. Mul on siin üks veel. Ta oli lihtsalt nii kokku kirjutatud selle eelviimasega. See tuli üsna ebameeldivalt, see õppetund minu jaoks või kuidagi see arusaam, et ma seda ei taha uude aastasse kaasa võtta, aga et ma ei taha lubada midagi, kui ma ei ole 100% kindel, et ma saan seda lubada. Et seda ma õppisin eelmine aasta oma meigikoolitusega, et ma muudkui lubasin, et see tuleb ja see sai filmitud, see sai monteeritud, online meigikoolitus siis. Ja mulle endale nagu tundus, et seda ei ole mul ju nii keeruline välja anda, et ma kindlalt saan selle 2025 välja anda. Nüüd me oleme 2026 aastas ja see meigikoolitus ei ole veel saadaval. Et endale hästi halb tunne sees ja sellest õppisingi, et kui see asi ei ole mul nagu täiesti niimoodi kliki kaugusel, kas või ütlemegi see meigikoolitus, et ma vajutan avalda ja siis ta on saadaval või kuidagi, et kui ma ei saa 100% kindel olla, siis parem nagu suu täiesti kinni hoida. Et ei ole mõtet, kelle jaoks ma siis nagu, miks ma peaksin sellist asja tegema, see ei ole ju mulle endale kuidagi hea, see ei ole teistele inimestele meeldiv ja tegelikult see kandub kindlasti ka isiklikku ellu palju edasi. Natuke läheb kokku sellega, et õppida ütlema ei ja mitte ennast nagu üle lubada ja et ongi siis, et kui ma ei tea 100% kindlalt, siis tegelikult on väga okei öelda, ma ei tea, ma mõtlen, ma vaatan ja öelda alles siis, kui ma saan 100% kindlusega öelda. Et kas või ongi, kas ma tulen kuskile, kas ma saan mingile sünnipäevale minna, kas ma saan reisile minna, ükskõik on ju, et sinna
see hõlmab nii paljusid asju. No vot, ja need olid minu mõtted, et ma kuidagi rohkem ei osanud endal midagi kirja panna, seega on täna selline lühem episood, aga see-eest ma usun, et järgmine tuleb jällegi kohe pikem kui tavaline. Et ärge siis unustage panna oma põnevaid voice teele kirstordel.com nii ükskõik mis teemadel kui ka siis Maariti episoodi jaoks. Ja ma loodan, et teie uus aasta on alanud väga mõnusalt ja et võib-olla mõtlesite ka minuga kaasa, et mida teie ei taha endaga uude aastasse kaasa võtta. Väga vabalt võite jagada neid ka kommentaarides YouTube'is siis, et ma hea meelega loeksin ka teiste inimeste mõtteid selles osas, et mida ei sooviks uude aastasse kaasa võtta. Aga loodan, et oli tore kuulamine ja kuulame näeme juba järgmises episoodis. Tšau!